Head osalejad, kolleegid, huvilised ja kaasamõtlejad. Meil on siiralt hea meel tutvustada teile 2024. aasta Eesti naiste terviseuuringu peamisi tulemusi. Need tulemused on olulised, sest meile naistearstidena lähevad väga korda, et naisi puudutavad otsused on tõenduspõhised. Aga kõigepealt tänane kava, te näete slaidi peal teemasid, mida me käsitleme, ma neid ette ei loe, et saate pilguga haarata ja see on kõik siis, mille juurde me täna tuleme oma seminari käigus tagasi. Natukene veel ka siis seminari töökorrast, et veebiseminari me lindistame. Registreerunutele saadame lingi järelvaatamiseks. Küsimusi ootame me kogu veebiseminari ajal Slidos, nii et saate neid esitada, aga suuliselt küsimusi esitada ei saa sel ajal ja küsimustele me vastame oma seminari lõpus. Ja kui te ei saa kasutada QR-koodi, te leiate ka lingi ka UTTV tänase veebiseminari ülekande tutvustuse juures, nii et palun leidke see ja saate esitada oma küsimusi. Kuna me teema puudutab seksuaal- ja reproduktiivtervist, siis ma teeksin sissejuhatuseks näitan mõned slaidid üldisemad seksuaal- ja reproduktiivtervise õiguste kohta. Kõigepealt ma tahaksin rõhutada, et seksuaal- ja reproduktiivtervis on oluline üldise tervise osa ja me ei saagi öelda, et mis on siin olulisem. Seksuaaltervis ja reproduktiivtervis on omavahel lahutamatult seotud ja samamoodi on nendega seotud õigused. Seksuaal- ja reproduktiivtervise õigused on oluline osa inimõigustest. Ja mida need õigused tähendavad? See tähendab ka tegelikult seda õigust näiteks haridusele, hea tasemega nõustamisele, abi ja teenuste kättesaadavusele ja muud siin juures. Naistel on seoses seksuaal- ja reproduktiivtervisega oma erivajadused ja naised tunnevad oma vajadusi kõige paremini ja osakavad märku anda oma vajadusest. Tahaksin ka rõhutada seda, et seksuaal- ja reproduktiivtervise õigused puudutavad absoluutselt iga inimest sõltumata soost, seksuaalsest orientatsioonist, eneseväljendusest ja vanusest, et need ei piirdu ainult viljaka eaga. Näitaksin ka mõningaid märgilisi sündmusi, et üks märgiline sündmus oli siis, mis toimus 1994. aastal Kairos rahvastiku arengu konverents. Et see oli selles mõttes märgiline, et lepiti kokku tegevuskava ja seal osales tegelikult ligi 180 riiki. Ja kõige olulisem osa oli see, et lepiti kokku siis, mida tähendab reproduktiivtervis ja ka esimest korda defineeriti seda ja toodi siia juurde ka õiguste mõiste ja samamoodi käsitleti naiste võimestamist. Nagu näete, et see reproduktiivtervis ei ole mitte ainult siis haiguse puudumine, vaid füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund. Ja tahaksin siinkohal just rõhutada seda osa, et see tähendab ka seda, et igaühel on õigus otsustada, kas, millal ja kui sageli lapsi saada ja muidugi ka kellega lapsi saada. Ja see tähendab ka inimeste võimelisust elada rahuldust-pakkuvat ja turvalist seksuaalelu. Nii et sellel õigusel on kaks poolt. Ühest küljest õigus lapsi saada, see tähendab heaks emadushoolduseks ja ka viljatusravile ligipääs. Teisest küljest õigus hoiduda rasedusest, kui seda ei soovita, kasutada tänapäevaseid rasestumisvastaseid meetodid, mis on ohutud ja ka, et oleks ligipääs turvalisele aborditeenusele. Teine sündmus, mida tooksin siin esile, siis ÜRO tippkohtumisel 2015 võeti vastu ülemaailmse säästva arengu eesmärgid. Ja nendest võib-olla selles kontekstis on kaks olulisemat. Eesmärk 3, tagada kõigile hea tervis ja heaolu kogu elukaare jooksul ja eesmärk 5, saavutada sooline võrdõiguslikkus ning võimestada kõiki naisi ja tütarlapsi. Ja oluline just see sõnum, et tagada 2030. aastaks seksuaal- ja reproduktiivtervise teenuste, sealhulgas pereplaneerimise, teavitus- ja haridusteenuste üldine kättesaadavus ning reproduktiivtervise lisamine riiklikesse tegevuskavadesse. Viimaste kümnendite jooksul on toimunud rida muutusi Eestis, et ühest küljest abi on muutunud kättesaadavaks, teenusepakkujad on lisandunud, meie perinataalabi näitajad on paranenud, kuid muutus on toimunud ka sünnitajate vanuses. Et kui me näeme siis esmassünnitaja vanust vaatame, siin on võrreldud kahte perioodi 1992–2006 ja 2007–2021, siis näeme tegelikult, et esmassünnitaja vanus on suurenenud siin 27 eluaastale. Kui vaadata nüüd aastate lõikes, siis 1992. aastal oli esmassünnitaja 22,7 aastat vana, 2004 24,8 ja 2023 29,5. Et kas me peaksime muretsema? Ma arvan, me peame arvestama sellega, et sünnitajate vanus on muutunud ja Eestis ongi sünnitajad olnud tunduvalt nooremad kui näiteks võrreldes teiste arenenud riikidega või ka meie naaberriigi Soomega.
Soome sünnitaja vanus 2023. aastal oli 33,3, nii et üsna sarnane seejuures. Mida me näeme ka trendina, et oluliselt on vähenenud alla 20-aastaste sünnitajate osakaal ja suurenenud on üle 35-aastaste sünnitajate osakaal. Eesti edulugu näete sellelt slaidilt, kus näeme, et abortiivsuskordaja ja abortide arv on märkimisväärselt langenud, kui me vaatame perioodi 92. aastast. Ja loomulikult see näitab seda, et seksuaalharidus on hästi kättesaadav, et meil on olemas tänapäevased ohutud rasestumisvastased meetodid, nõustamine on kättesaadav ja head tervise tagamiseks on vajalik, et ka raseduse katkestamine on legaalne, siin puuduvad ülearused barjäärid ja abort on ohutu. Naise seksuaal- ja reproduktiivtervis on oluline läbi elukaare. Sageli mõeldakse ekslikult, et see on oluline ainult viljakas eas. Ei ole nii. See tegelikult on tähtis sünnist surmani. Ja ka kogu selle eluperioodi jooksul on tähtis naiste õiguste tagamine. Kogu elukaare jooksul peavad olema kättesaadavad naiste vajadusi arvestavad teenused. See puudutab nii ennetust kui ravi, nõustamist, teavitamist ja kõike muud. Ja seksuaal- ja reproduktiivtervis on oluline naiste üldise tervise mõjur. Nagu näete ka sellest slaidilt, et meil erinevatel perioodidel võivad olla vajadus erinevate teenuste järgi, mis siit kajastuvad. Ja samas on ka muidugi rida teisi mõjureid, mis naise tervist mõjutavad, siin hulgas globaalsed mõjurid, milleks on ka tegelikult kliimamuutused, sõda, pandeemia ja muu siin juures. Nii et me tahaksin ka siin rõhutada, et seksuaalreproduktiivse tervise õigused on osa ka näiteks naistearsti igapäevasest praktikast. Naiste õiguste riive ei toimu mitte seetõttu, et meil ei oleks meditsiinilisi teadmisi, vaid vahel me ei pööra tähelepanu naiste õigustele ja ei oska või ei pea neid oluliseks. Nii et aitäh, mina siinkohal lõpetan. Soovin teile väga põnevat seminari ja annaksin edasi sõna Kai Pardile, kes tutvustaks teile Eesti naiste tervise uuringu läbiviimist ja metoodikat. Nii, Eesti naiste tervise uuring siis, et see on rahvastikupõhine küsitlusuuring ja seda viisime eelmisel aastal läbi juba 3. korda. Varasemalt on seda läbi viidud 10-aastase intervalliga 2004. ja 2014. aastal ja see annab meile praegu võimaluse meie uuringu tulemusi võrrelda 2 varasema uuringu aastaga, muutusi ajas. Uuritavateks olid siis Eesti 16–59-aastased naised ja me uurisime siis nende seksuaal- ja reproduktiivtervise näitajaid, mida riiklik statistika ei kogu. Ja uuringuks oli meil Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomitee kooskõlastus ja valimi saime rahvastikuregistrist ja me tegime 2 postitusringi elektroonilise küsimustiku abil vaheperioodil 24. jaanuar kuni 4. mai eelmisel aastal ja võtsime kasutusele ka lisavalimi ja saime siis lõpuks uuringu lõplikuks vastamismääraks 44% ja analüüsis kasutati 5443 vastaja andmeid. Meie uuringul on ka koduleht olemas, kes tunneb huvi, siis seal on avaldatud täna ka meie uuringu tulemused raportina, et sinna saab siis iga huviline minna ja juba täpsemalt uuringu metoodika kui ka tulemuste kohta järgi vaadata. Uuringu aruandes on meil siis 2024. aasta andmed ja ka võrdlevad andmed 16–44 aastaste vastajate kohta, sest 2 varasemas uuringus olid vastajateks nimelt 16–44-aastased naised ja vaid eelmise aasta uuringus me laiendasime siis uuringu valimit kuni 59-aastaste naisteni. Ja ma võtakski kohe käsitlusele esimese teema, et me küsisime vastajate käest, et kas nende kodus või koolis on räägitud seksuaalelu puudutavatel teemadel, ehk et siis me küsisime seksuaalkasvatuse kohta kodus ja koolis. Ja me saime teada, et 3% vastajate hinnangul oli nende lapsepõlve kodus seksuaaleluga seotud teemadest räägitud,
kuid sama palju oli neid vastajaid, teine kolmandik siis, kes ei ole kunagi kodus seksuaalteemadest rääkimist kuulnud, kuigi nad oleksid seda tegelikult soovinud. Ja siis on veel üks kolmandik vastajaid, kes poleks ka soovinud kodust seksuaalharidust saada. Ja kui me vaatame seda uuringuaastate võrdluses, siis me näeme, et kodus seksuaalteemadest rääkimine ei ole aastate võrdluses sagenenud. Nüüd, kui kodust seksuaalharidust kõik ei soovi saada, siis koolist soovivad peaaegu kõik vastanud seda siiski saada. Ja me nägime, et koolis seksuaalteemade käsitlemine on jõudnud peaaegu 95% 18–24-aastastest vastajatest. Ehk et nooremad vastajad ütlevad, et koolis on mingil moel seksuaalharidus olnud peaaegu kõik. Aga nii ütlevad vaid pooled vanema vanuserühma vastajatest, siis 45–59-aastastest. Nii et tundub, et aastate lõikes siiski on seksuaalharidus koolis laienenud. Aga kui me uurisime ka seda, et kas te soovite koolist seksuaalharidust saada, siis tõesti enamik vastajaid igas vanuses soovib koolis seksuaalharidust saada. Ja vaid mõni üksik protsent on neid, kes koolist seksuaalharidust saada ei soovi. Teistest uuringutest, mis on Eestis läbi viidud, me teame, et seksuaalharidus on koolis Eestis ebaühtlane. On koole, kus käsitletakse teemasid mitmekesiselt ja põhjalikult. Samas on koole, kus praktiliselt seksuaalharidus puudub. Ja kui me vaatame uuringuaastate võrdluses sellel slaidil, siis me näeme, et suurenenud on nende uuritavate osakaal, kes ütlevad, et koolis on seksuaalharidus olnud, aga samas on vähenenud nende osakaal, kes ütlesid, et teemasid käsitleti piisavalt ja samas siis on suurenenud nende osakaal, kelle hinnangul neid käsitleti liiga vähe. Nii et domineerima siis jääb see tulemus, et seksuaalharidus küll koolis on, aga see on liiga vähene. Ja seega soovime õpetajatele jõudu tööle ja teeme omalt poolt ka kõik, et õpetajaid neid selles seksuaalhariduse andmise töös toetada. Ja sellega ma juhatan sisse Kirke Kondi, kes on üliõpilane meditsiinivaldkonnas, naiste tervise uuringu töörühma liige ja Kirke räägib meile erinevatest lähisuhete ja seksuaalsusega seotud teemadest. Aitäh! Aga alustame siis seksuaalkogemustest. 92% uuringus osalejatest on kogenud seksuaalvahekorda, ehk nad on olnud kas vaginaalses, oraalses või anaalses seksuaalvahekorras. Tasub rõhutada, et mitte kõik naised ei koge elus seksuaalvahekorda ja neid on umbes 5%. Sellel on väga erinevaid põhjuseid. Slaidil olev joonis illustreerib, et seksuaalkogemused on muutunud mitmekesisemaks. Eri tüüpi seksuaalkogemused lisanduvad loomulikult seksuaalse arengu käigus. Uuringuaastate võrdluses on kõige rohkem sagenenud eneserahuldamise kogemus. See on ajalooliselt olnud tabu ja seetõttu ilmselt ka varasemalt alaraporteeritud, kuid me ei saa ka välistada, et see kogemus tõesti sagenenud on. Eestis on esimese seksuaalvahekorra vanus püsinud enam-vähem muutumatuna alates 1990. aastatest, kuid meie uuringu tulemused näitavad väikest tendentsi seksuaalelu alustamise noorenemise suunas, eelkõige esimese ja teise uuringuaasta võrdluses. Samamoodi on esmasseksuaalvahekorra partneri vanus mõnevõrra noorenenud. Ühtlasi saab välja tuua, et esmasseksuaalvahekorra partneriga oli eelnevalt suhtes 61% vastajatest. Kui ollakse eelnevalt suhtes, siis on suurem tõenäosus, et tuntakse ja usaldatakse üksteist ning räägitakse omavahel, sealhulgas ka nõusolekust ja rasestumisvastastest meetoditest. Esimeses seksuaalvahekorras soovis väga olla 35% naistest. 16% naistest on olnud esimeses seksuaalvahekorras mitte vabatahtlikult, ehk veenmise, survestamise, ähvardamise või sunni tõttu. Võrreldes 2024. aasta uuringut 10 aasta taguse uuringuga, siis on näha, et selliselt vastanute osakaal on 2% jagu langenud. Küll aga on meil plaanis täiendavalt analüüsida,
et mis tegurid määratlevad seda mittekonsensuslikku esmast seksuaalvahekorda. Näiteks, kas partnerite vanusevahe on suurem või mitte. Kõigil 3 uuringuaastal ei ole vastajatest enamikul, kes uuringus osalemise ajal olid abielus või vabas kooselus, olnud selle kooselu jooksul paralleelseid seksuaalsuhteid. Paralleelseid seksuaalsuhteid kogenud osakaal on 3 uuringuaasta võrdluses vähenenud. Peale selle küsisime seksuaalvahekorra kogemusega naistelt, et kui õnnelikuks või õnnetuks nad endi seksuaalsuhet hindavad. Ja selgus, et osalejate hulk, kes vastasid väga õnnelik, on 20 aastaga tõusnud 22%-lt 27%-le. Seksuaalprobleemid. 5% naistest ei ole aasta jooksul ühtegi seksuaalprobleemi esinenud. Ülejäänutel on enim esinenud orgasmi, huvi puudumise, valu ja nauditavusega seotud probleeme. Spetsialistidest pöördutakse nende muredega enim naistearsti poole. Uuringuaastate võrdluses on näha, et enamik vastajaid tunneb seksuaalset külgetõmmet ainult meeste vastu. Kuid 2024. aastal on rohkem naisi vastanud, et tunnevad seksuaalset külgetõmmet nii meeste kui ka naiste vastu. Sarnaselt on 3 uuringuaasta võrdluses kasvanud seksuaalkogemuste osakaal samast soost partneriga. Seda on ühel või mitmel korral olnud siis vastavalt 10, 12 ja 36%. Muutused on silmatorkavad just 2. ja 3. uuringuaastat võrreldes. Seega tundub, et naised on avatumad seksuaalkogemustele eri soost partneriga. Elu jooksul on tehtud ettepanek astuda seksuaalvahekorda raha või muude hüvede eest 20% uuringus osalejatest, rohkem vanematele vanuserühmadele. Enamik on ettepanekust keeldunud, kuid 2% jagu on olnud ka sellega nõustunuid. Uuringuaastaid kõrvutades ilmneb, et selliseid ettepanekuid tehakse naistele aina harvemini. Lisaks uurisime vastajate hoiakuid soostereotüüpe testivate väidete abil, mis puudutavad seksuaalvahekorra algatamist. Esimene väidetest siin slaidil on traditsioonilisem seisukoht ja teine kaasaegsem ning paindlikum. Enamik nõustus väitega, et mõlemad seksuaalpartnerid võivad algatada seksuaalvahekorda. Vähesed leidsid, et seksuaalvahekord peaks toimuma mehe algatusel, kuid selle väitega on rohkem nõustunud vanema vanuserühma vastajad. Miks me seda ka uurisime? Nimelt, kui ootus on, et naised on seksuaalsuhtes passiivsed, siis ei ole ka ootuspärane, et naised alustaksid vestlust näiteks kontratseptiivide või nõusoleku kohta. Kui aga naised tunnetavad ennast aktiivse suhtepartnerina, siis on neil teemadel rääkimine tõenäolisem. Nõusoleku seaduse arutelu valguses on ka hea teada, et enamik vastajatest on nõus, et nõusolekuta seksuaalvahekord on vägistamine. Samuti on märkimisväärselt suurenenud nende naiste osakaal, kes on täiesti nõus väitega, et homoseksuaalsetel naistel ja meestel peab olema vabadus elada oma elu nii, nagu nad seda soovivad. 2014 ja 2024 vastavalt siis 42 ja 66%. Ning sarnaselt on suurenenud nende naiste osakaal, kes on täiesti nõus, et raseduse katkestamine naise soovil peab olema seadusega lubatud. Uuringuaastatel vastavalt 49 ja 76%. Aitäh, see on minu poolt kõik. Järgmisena tutvustab naistearst õppejõud Miina Hein uuringu tulemusi, mis puudutavad menstruatsiooniga seotud kogemusi. Menarhe ehk menstruatsiooni algus koos sekundaarsete sugutunnuste arenguga viitab puberteedi algusele, mis on naise elus, iseloomustab siis viljaka elu algust. Ja kõigil 3 uuringu aastal oleme me küsinud siis naiste käest, et millal on neil toimunud, millal on neil alanud menstruatsioonid. Ja 2024. aasta uuringus oli see siis 13,1 aastat. Kui vaadata nüüd viimast uuringut, siis on märgata vähest menarhe vanuse noorenemist, mida on ka mujal maailmas leitud. Ja põhjustena on siin välja toodud nii lapse ja ülekaalulisust rasvumist, aga ka keskkonnategurid. Naised saavutavad füsioloogilise viljakuse väga varakult, kuigi nende esimene laps sünnib
umbes 16 aastat hiljem ehk siis 29-aastaselt. Varasem menarhe tähendab aga seda, et naised elavad pikemalt aega viljakas eas koos menstruatsiooniga seonduvate ebamugavusega. Lisaks neil on ka suurem pikenenud vajadus rasestumisvastase vahendi ja selle nõustamise järele. Kunagi varem pole naistel olnud nii palju menstruatsioone kui viimastel aastakümnenditel. Esmakordselt uurisime 2024. aasta uuringus siis menstruatsiooniga seonduvaid kaebusi või vaevusi. Ja kuna naiste arstidena me väga sageli näeme, et just nendel põhjustel pöördutakse meie vastuvõttudele. Kõikidest uuritavatest siis ligi 3/4 kõikidest uuritavatest omab mingisuguseid menstruatsiooniga seonduvaid vaevusi, eeskätt siis nooremates vanuserühmades, kus kirjeldati üle 80% vaevusi. Ja kui me küsisime, et kas menstruatsiooni tõttu esineb ka koolis, töölt või isegi sotsiaalsetelt koosviibimistelt puudumisi, siis tõepoolest kogu valimis 43% kirjeldas, et on nad menstruatsiooni tõttu puudunud erinevatelt kas koolist, töölt või erinevatest sündmustelt. Ja nooremas vanusegrupis kirjeldati sõnadega tihti, mõnikord on nad puudunud ligi 60% kogu valimist. Aga ometi see ei peaks nii olema ja meil naistearstidena on võimalik neid naisi sellisel puhul aidata. Millised siis peamised vaevused on, mille tõttu puudutaksegi töölt koolist ja peaasjalikult on siis tugev menstruatsioonivalu, mis esineb siis kuskil 80% valimist ja veel kogetakse siis vererohket menstruatsiooni, väsimust, meeleolu kõikumist, iiveldust, oksendamist veidi vähem. Järgmine teema on siis rasestumisvastase meetodite kasutamine, mis mõnevõrra haakub ka eelneva teemaga, sest just nimelt selliseid hormonaalseid rasestumisvastaseid meetodeid saab kasutada just menstruatsiooni vaevuste leevendamiseks. Aga nüüd räägime nendest rasestumisvastaste meetodite kasutamisest just raseduse hoidumise aspektist. Kõigil 3 uuringu aastal oleme me küsinud suhteliselt sarnaseid küsimusi, nii ka viimasel aastal, ehk siis rasestumisvastase meetodi kasutamisest esimeses ja viimases seksuaalvahekorras. Ja siin on märgata, et esimene eelistus esimeses seksuaalvahekorras rasestumisvastase meetodi osas on kondoom. Ja seda kasutatakse ligi 50% juhtudest. Nooremates vanusrühmades on see kõrgem. Teine eelistus on siis katkestatud suguühe, mis kuulub siis mitteusaldusväärsete meetodite hulka. Ja õnneks võime öelda, et võrreldes varasema 2004. aasta uuringuga on 2-kordselt siis antud meetodi kasutamine vähenenud. 3. eelistus on meie naistel esimeses seksuaalvahekorras hormonaalne meetod, mille hulka kuuluvad siis pillid, plaastrid ja tuperõngas. Mõned naised soovivad kasutada siis topeltmeetodit. Nende kokku on neid siis umbes 3%. Ja topeltmeetodi all peetakse silmas siis kondoomi ja sinna juurde siis usaldusväärset rasestumisvastast meetodit. Ja topeltmeetodit kasutavad rohkem just nooremad vanuserühmad, näiteks kõige noorimas vanusegrupis on siis umbes 14% topeltmeetodi kasutajaid ja see erineb vanuserühmade võrdluses 4-kordselt siis vanemas vanuserühmas. 23% kogu valimis ei kasutanud ühtegi rasestumisvastast meetodit esimeses vahekorras. Ja nendest 12% on siis noorimad. Ja see tegelikult on probleem, kuna üldiselt esimesest seksuaalvahekorrast ei soovita jääda rasedaks. Aga lõpetame siis selle esimese seksuaalvahekorra teemaploki sellega, et positiivne on see, et kasvanud on kondoomi kasutamine ja vähenenud on mitteusaldusväärsete meetodite kasutamine.
Siin saab vaadelda rasestumisvastase meetodi kasutamist viimases seksuaalvahekorras uuringute aastate võrdluses. Ja on märgata, et kondoomi kasutamine on siiski muutunud sagedasemaks, välja arvatud siis kõige nooremas vanuserühmas, kus ta on püsinud suhteliselt stabiilselt. Veel on näha, et emakasisest süsteemi kasutatakse siis nooremas vanuserühmas nüüd viimase 10 aasta jooksul siis järjest enam. Emakasisene süsteemvahend siin rahvakeeli nimetatakse siis spiraaliks. Ja see ilmselt tuleneb sellest, et alles hiljaaegu on hakatud just noortele naistele, sünnitamata naistele spiraali soovitama. Hea meel on öelda ka, et ebatõhusate rasestumisvastaste meetodite osakaal, siin siis pean silmas tupeloputust ja kalendermeetodid, et see on kõigis vanuserühmades siiski vähenenud, kuid katkestatud suguühte kohta see ei kehti, ehk siis 2 vanemas vanuserühmas on katkestatud suguühe endiselt populaarne. SOS-pillide tarvitamist, neid ikkagi kasutatakse nooremas vanuserühmas ikkagi järjest rohkem ja neid, kes ühtegi rasestumisvastast meetodit ei kasutanud, nende osakaalud on ka ikkagi ajas kasvanud. Näiteks 2024. aasta näitel 1/3 uuritavatest ei kasutanud ühtegi rasestumisvastast meetodit. Põhjused, miks naised ei kasuta viimases vahekorras ühtegi meetodit, on erinevad ja need erinevad ka erinevates vanuserühmades. Esimesel kohal või esimene põhjus, miks ei kasutata, on rasestumise soov või juba ollakse rase ja see tuleneb peamiselt siis 25–44 aastaste uuritavate vastustest. Teisel kohal kirjeldatakse siis paari suhtes esinevat viljatust. Eriti märkimisväärne on siis 2 vanemas vanuserühmas. Ja 3. põhjus, miks ei kasutata ühtegi vahendit, on siis menopaus ja need põhjused on kõik mõistetavad. Aga probleem on pigem nooremas vanuserühmas, kui te näete siis 8% nooremas vanuserühmas ei kasutata kõrvaltoimete kartuses ühtegi rasestumisvastast meetodit. Ja see on muret tekitav. 2 nooremas grupis on põhjuseks ka samasooline partner. Rasestumisvastase meetodi kõrvaltoimed ja negatiivset tervisemõju on hakatud aasta-aastalt rohkem kartma. Ja ometi kohe järgneval slaidil näitan ka rahulolu, mis ei vasta sellele, et kõrvaltoimeid kardetakse järjest rohkem. Peamised mured või tervisemõju kartused on seotud pigem sellise müütide valdkonda kuuluvate kõrvaltoimetega nagu viljatus, akne, tsükli ebaregulaarses või see, et rasestumisvastane meetod muudaks inimese karvaseks. Ka ülekaalu pärast ollakse väga mures. Rahulolu rasestumisvastase meetodiga on uuringu aastate võrdluses olnud ikkagi väga kõrge, et väga rahul või pigem rahul kirjeldab ikkagi kuskil 80% uuritavatest. Ja tuleb öelda, et rasestumisvastane meetod on üldiselt väga ohutu ja seda saab enamik naisi efektiivselt kasutada. Mina tänan nüüd ja järgnevalt juhatan ma sisse Grete Tõniste, kes on üliõpilane ja kes räägib meile rahulolust seoses naistearsti külastuse, rasedusest hoidumisega seotud nõustamisega, raseduse katkestamisega ja COVID-19 mõjust. Alustame siis naistearsti külastusest. Väga positiivne kogemus on olnud enamikul vastajatest. Üldiselt ollakse väga rahul esimese naistearsti külastusega ja see rahulolu on ka uuringu aastate võrdluses tõusnud. Nooremad vastajad on rohkem rahul kui vanemad vastajad. Näiteks 16–17 aastaste hulgas oli 40%, kes hindasid oma kogemuse väga positiivseks.
Samas 45–59 aastaste hulgas oli see ligi 10% ehk siis 4-kordne vahe. Uurisime ka võimalikke takistusi naistearstile pöördumisel. Enamikel naistest takistusi naistearsti pöördumisele ei ole esinenud. Need, kes tõid midagi välja, raporteerisid sagedamini siis pikka ootejärjekorda. Kuigi nagu jooniselt näha, on ka see takistus aja jooksul vähenenud. Lisaks toodi välja ka keerulise registreerumise protseduuri, naistearsti kauguse elukohast või siis ka majanduslikud takistused või siis ravikindlustuse puudumine. COVID-19 pandeemiaga seotult tundis takistusi alla 3% naistest. Uurisime ka rahulolu vastajate viimase naistearsti külastusega seoses. Asjatundlikkuse, sõbralikkuse, usaldusväärsuse ja visiidikesksuse osas. Kõigi 4 aspekti puhul on rahulolu kõrge ning on ka uuringu aastate võrdluses paranenud. Lähen edasi rasestumisvastaste meetodite nõustamise juurde. Kõige enam on pöördutud ikkagi naistearsti poole selle küsimusega, mis läheb kokku ka naiste eelistustega. Väga positiivne on see, et Eestis võivad rasestumisvastaste meetodite nõustamist ja retseptide väljakirjutamist teha ka ämmaemandad ja perearstid, kuigi meie uuringu tulemustest tuleb välja, et ainult väike osa on kasutanud selleks esmatasandi tervishoiuteenuse pakkujat. Uurisime ka vastajate rahulolu rasestumist vastaste meetodite nõustamisega jällegi 4 aspekti osas. Asjatundlikkuse, sõbralikkuse, usaldusväärsuse ja visiidiaja suhtes. Jällegi rahulolu nõustamisega oli kõrge, lausa nii kõrge, et üle poole vastajatest olid väga rahul selle nõustamisega ja see on ka uuringu aastate võrdluses suurenenud. Ja jällegi oli näha tendents, kus nooremad vastajad on nõustamisega rohkem rahul kui vanemad vastajad. Lähen raseduse katkestamise tervishoiuteenuse juurde. 2/3 vastajatest on raseduse katkestamise ajal kogetud kohtlemise ja saadud selgitustega abordi meetodi ja võimalike riskide või tüsistuste kohta antud selgitustega pigem rahul või väga rahul ja see näitaja on ka uuringu aastate võrdluses kasvanud. Nõustamine seoses rasestumisvastaste meetoditega enne või pärast raseduse katkestamist on alates 2004. aastast umbes 4-kordselt tõusnud. Need muutused on tõenäoliselt tingitud sellest, et on paranenud arstide ja ämmaemandate nõustamisoskused ja lisaks ka sellega, et 2005. aastal hakati kasutama Eestis medikamentoosset aborti ja sellega kaasnes, et rasestumisvastasest meetoditest hakati rääkima juba enne raseduse katkestamist. Ja lõpetuseks räägin lühidalt ka COVID-19 aegsete piirangute mõjust. Üldiselt võib öelda, et pandeemia meie uuritud tervishoiuteenuseid või neid kättesaadavust suurelt ei mõjutanud ja mõjutatud olid siis vaid vähesed naised. Näiteks vähem kui 1% vastajatest raporteeris, et ei saanud kasutada plaanitud rasestumisvastast meetodit. 5 vastajat 2839 jätkasid rasedusega, mille muidu oleksid katkestanud. See on siis umbes 0,2%. Viljatusravile pöördumise takistus esines 3% vastajatest ning viljatusravi pidi katkestama pandeemia tõttu 6% vastajatest. Järgmisena räägib viljatusest ja nendega seotud teenustest professor Helle Karro. Head kuulajad, et mina jätkan siis viljatuse teemal ja teen kiire ülevaate viljatuse levimusest ja ka viljatuse raviga seotud teenustest.
Kõigepealt, kuidas me saame teada viljatuse levimuse kohta, mismoodi me seda uurime? Et selleks me küsisime naistelt, kas teil on olnud elus perioode, mil te olete soovinud rasestuda, ei ole kasutanud rasestumisvastaseid meetodeid, kuid see pole regulaarse seksuaalelu korral õnnestunud 1 aasta jooksul. Ja sellel slaidil te näete siis uuringu aastate võrdluses viljatuse levimust 2004, 2014 ja 2024 ja me näeme, et veidikene on viljatuse levimus langenud. 2 esimesel uuringu aastal oli see 20% ja 2024 18%. Viljatuse esinemine ei tähenda muidugi seda, et enam ei õnnestu lapsi saada, tegelikult üle 30-aastastest naistest ligi pooled, nendel on õnnestunud rasestuda pärast viljatusperioode. Samavõrra uurisime ka seda, et kui sageli pöördutakse arsti juurde või saadakse viljatuse ravi, et uuringu aastate võrdluses selgus, et vähesel määral on see kasvanud ja siin te näete võrdlevalt 2014 ja 2024, nii et 62% ja 67% naistest, kel on esinenud viljatusperioode, on pöördunud siis arsti vastuvõtule. Oluline alati vaadata ja hinnata ka viljatuse levimust vanuserühmiti, selleks, et me saaksime võrrelda erinevaid uuringu aastaid. Võrdlesime me siin vanuses 25–44 aastased naisi ja 2 siis vanuserühma 25–34 ja 35–44. Kui vaatame siis nooremat vanuserühma, siis näeme, et nende hulgas on viljatuse levimus langenud 20% 2004 ja 13% 2024. aastal. Vanemate vastanute 35–44 hulgas 2 viimasel uuringu aastal on jäänud samaks 27%, aga oli veidi madalam siis 2004. aastal 23%. Arsti vastuvõtule pöördumine siin siis 2024. aasta uuringu andmed ja näeme ka siis vanuserühmiti, siis näete, et enam 64% kõigist vastanutest on pöördunud arsti vastuvõtule. Kõige enam on arsti vastuvõtule pöördujaid 30–39 aastaste naiste hulgas, neid on siis 3/4, kes on pöördunud abi saamiseks. Kõik naised ei pöördu, kui ka esineb viljatus vastuvõtule ja me küsisime ka seda, et kui te ei ole pöördunud, siis mis on selle põhjus. Nagu näete, et hästi levi põhjus erinevates vanuserühmades oli esimesel kohal, et sooviti oodata, et jäädakse iseenesest rasedaks ilma sekkumiseta. Teisel kohal pooled vastanutest ütlesid, et nad ei soovinud sekkumist ja positiivne on see, et ka tegelikult 36% jäid rasedaks. Uuringuid ja ravi peeti ka kalliks ja siin ma võin öelda, et vanuserühmiti siis kõige nooremad ja need, kes olid üle 40 vastasid, et uuringud ja ravi on liiga kallid, võib-olla siis noorematel lihtsalt need materiaalsed võimalused väiksemad ja üle 40-aastastel siis viljatusravi tegelikult kompenseeritakse kuni 41 eluaasta täitumiseni. Teistes me näeme siin ka, et ikkagi arvati, et kas on raske pöörduda vastuvõtule, vastuvõtt asub kaugel, on ka paarisuhtega seotud probleeme, paarisuhe katkes või partner ei soovinud, et ei olnud nõus viljatusraviga. See, et ei ole ravikindlustust, puudutas 5% vastanutest ja COVID-i piirangud 3%. Viimasena sellest esitlen siin ka naiste kogemusi viljatusravi saamisel. Et selle juures siis paluti hinnata rahulolu saadud selgitustega, uuringute ja protseduuride, võimalike uuringute ja ravitüsistuse ning viljatuse psühholoogilise mõju kohta. Rahulolu hinnati 5-pallilisel skaalal, 2004 oli 4-palline skaala. Siin võrdluses me oleme teinud 3-palliskaalas esitleme neid tulemusi, et on eraldi toodud välja need, kes on väga rahul, kes on väga rahulolematud ja keskmise rühma on liidetud pigem rahul kuni pigem rahulolematud. Mida on nagu väga tore tõdeda see, et tegelikult uuringute aastate võrdluses on väga rahul olnud osakaal paranenud kõigi 3 aspekti osas ning väga rahulolematute osakaal on langenud. Enim ollakse rahul selgitustega uuringute ja raviprotseduuride kohta, vähem viljatuse psühholoogilise külje kohta. Et ilmselt on siin veel arenguruumi. Ja siinkohal ma lõpetan ja annan edasi sõna kaasprofessor Made Laandperele, kes jätkab laste saamisplaanide teemal. Palun. Nii, räägime siis natuke laste saamisplaanidest, mida avaldasid meile siis meie armsad vastajad. Kõigepealt me küsisime seda siis alates 20. eluaastast ja enamik siis, kes olid jõudnud juba siis vanemasse vanusrühma, nendel olid omad lapsed olemas ja nendel nooremal vanusrühmal oli siis oma lapsed olemas 10%.
30–39 siis pooltel ja 40–49, 71%. Et seda on taustaks ka oluline teada. Ja kavatsuse kohta küsisime ka ja siin nüüd kajastuvad need numbrid siis nii nende hulgas, kellel juba olid lapsed, kui siin on ka need, kellel veel ei olnud lapsi. Ja siin me näeme siis, et nooremate hulgas 14% ütleb siis, et nad ei soovigi enam lapsi. 30–39 siis 30%, ma jälle tuletan meelde, et selles vanusrühmas pooltel olid juba lapsed olemas ja 40–49 siis 73%. Ja osa on siis ka neid, kes ei tea või ei ole kindlad, kes võivad kuuluda siis sinna rühma, kus mingisugused muutused võivad selles, muuta nende praeguseid plaane. Ja laste saamisplaanidega on üldse nii, et need võivad tegelikult elu jooksul väga kiiresti ka muutuda. Et neid oli siis nooremast rühmas 21%, 30–39 1/3 ja 13% siis 40–49. Ja muidugi nooremas vanusrühmas 57% soovib saada siis kindlasti veel lapsi. 30–39 aastaste hulgas on see protsent või neid 1/3 ja 40–49 aastaste hulgas siis 6%. Proovib siis veel rasedaks jääda ja kindlasti osa neist kasutab ka võib-olla viljatusravi, aga kindlasti see arv näitab seda, et hirmud ja kuuldused selle kohta, et naised ei tea, millal nende viljakas iga lõpeb, tõele ilmselt ikkagi ei vasta. Laste saamisplaanide osas oli meil 4 küsimust ja olid siis valikvastused ja valikvastused oli siis sõltuvalt küsimusest 15–28 ja kuigi me proovisime muidugi siis katta väga paljud võimalikud variandid, jätsime ka siis ruumi sellisele küsimusele nagu muu, aga meie suureks rõõmuks selle muule vastas võib-olla 3–8% erinevalt küsimusest, nii et ilmselt nad leidsid siis nendest valikutest ikkagi endale sobivad variandid ja samal ajal lihtsalt etteruttavalt üks asi, mis meid siiani natukene muretsema paneb, et me ei küsinud küsimust näiteks naiste hoolduskoormuse kohta. Nii et küsimused siis sellised, kui teil ei ole oma last, siis mis põhjustel te ei ole siiani lapsi saanud, mis põhjustel sooviksite veel last või lapsi, kui te ei soovi lapsi või soovi rohkem lapsi või kõhklete selles, siis miks? Ja kas on mingid muutused ühiskonnas või teie eraelus, mis võivad siis mõjutada seda otsust lapsi saada? Nüüd, miks inimesed lapsi soovivad? Et siin on ülekaalukalt ja sõltumata vanusest 3 põhjust. Soovin hoolitseda lapse eest ja teda armastada, soovin kogeda veel emadust, mulle pakub rõõmu, lapse arengu ja kasvu jälgimine. Ja tegelikkuses, kui võrrelda seda aastaga 2004, 20 aastat tagasi, siis nende vastajate protsent on nendele vastustele vastajate protsent on isegi suurenenud. Nii et on päris selge, et naiste väärtusruumis tegelikult laste ja perekonnaga seotud väärtused on väga-väga olulisel kohal. Ja tõepoolest, et kui me mõtleme, mida me saame selle heaks teha, siis me saame seda soovi ja seda väärtust ainult toetada. Ja mis olid siis nendes vastuse variantidest kõige vähem mainitud, oli siis sellised, mis on siin ära toodud, 2% lastest on abi kodutööde tegemisel, lastega kaasneb vanemahüvitis ja riiklikud toetused, mõlemal siis 2% vastasid siis sellele küsimusele jaatavalt. Inimene saab nii palju lapsi, kui Jumal annab, 5% ja Eesti rahva säilimiseks on vaja, et sünniks rohkem lapsi, 8%. Ja kui vaadata siis jällegi seda nagu aastate lõikes, et siis 20 aastat tagasi olid need vastused natukene olulisemad kui praegu, et kõik need osakaalud on aja jooksul siis vähenenud. Siis küsimusele, miks ei ole oma last, et seda tõesti küsiti siis ainult nende käest, kellel ei ole siiamaani ühtegi last olnud. Ja kui me võtame siis kõige noorema vanusrühma, tuletame veel kord meelde, et esmassünnitaja keskmine vanus on meil umbes 30 eluaastat. Pooled on siis sünnitanud enne seda ja pooled pärast seda ja nagu te nägite, lapsi oligi meil siis järgmises vanusrühmas 50%.
Siis üldiselt väga valdav vastus on siis see, et tunnen, et ma ei ole veel küps vastutama lapse eest, et üle poolte siis ütleb, et see on olnud põhjuseks, et loomulikult oli ju valida või mitu vastuse varianti ja siin ma toon ainult need, mis olid siis valitud siis kas väga sagedasti või siis enne eelneval saidil väga harva. Teised sellised põhjused, mida siis sagedamini mainiti, oli siis soov saada kindel elupaik, majanduslik toimetulek ei ole piisav, soov edendada karjääri, soov lõpetada õpingud ja soov saada kindel töökoht. Nii et siin on kindlalt näha kaks asja, et kuigi see väärtus või see soov lapsi saada on inimestel olemas, siis selle kõrval on naistel ka teistsugused väärtused, mida nad hindavad. Ja lapsed ei tule lihtsalt niisama, vaid on üks osa sellest nende nii-öelda väärtusruumist või väärtustest. Ja teised väärtused on need, mis on seotud nende enda arenguga. Ja see, et inimesed tunnevad praegu seda järjest sagedamini, võrreldes eelmiste uuringutega, et nad selles vanusrühmas ei ole veel küpsed lapsi saama, on pigem siis märk ikkagi sellisest vastutustundlikust käitumisest just nimelt ju peamiselt laste osas. Kui me võtame nüüd vanuserühmad 30–49, kes siis põhimõtteliselt võivad, kes on heas sünnituseas ja võivad lapsi veel saada, siis see ülekaalukalt peaaegu pooled olid vastanud siis 30–39, 41% ja 40–49 siis pooled, et nad ei ole leidnud sellist partnerit, kellega oleksin soovinud ja võinud saada last. Et see on siin toodud ka paksus kirjas kui väga kõnekas vastus ja just selline ülekaalukas vastus. Ja kui nüüd võib-olla mõelda, et kuidas seda siis võiks parandada, siis võib-olla mõned märksõnad siia lihtsalt juurde. Et kui me teame näiteks seda, et kõrgharidusega naiste osakaal meie ühiskonnas on peaaegu poole suurem kui kõrgharidusega meeste osakaal, 24 ja 44%. Ja seda, et palgalõhe naiste ja meeste vahel on siiani ikkagi Euroopa üks suuremaid, kuigi õnneks palju vähenenud. Ja võib-olla ka see, et üksikvanemate siis osakaal Eesti ühiskonnas on Euroopa üks kõrgemaid, praegu 3. kohal ja enamik nendest vanematest on ju ikkagi naised, et siis võib ju mõelda, et mis võivad olla need ikkagi sotsiaalsed põhjused, mis niisuguse siis vastuseni jõudnud on ja võib-olla ka mõelda selle peale, et kuidas me saaksime seda siis ikkagi parandada. Ja siis 50–59 aastastel muidugi need, kellel siis sellel ajal lapsi ei olnud enam siis, ja see võimaluski ju enam ei realiseeru, siis vastasid, et neil ei õnnestunud, et nad küll soovisid, aga see ei õnnestunud. Nüüd kolmas küsimus oli siis, et miks tulevikus ei soovi lapsi saada või enam ei soovi lapsi saada või olda selles kindlad. Siis tuletame meelde, et 57% 20–29 aastastest naistest, kellel 10% on juba lapsed olemas, kindlasti soovib lapsi saada, aga need, kes siis ei soovi, arvavad, et nende elu läheks liiga raskeks või et nad soovivad siis arendada mingisuguseid muid oma elu või elu ja siis arenguga seotud kvaliteete. Sealhulgas ka siis hinnatakse rohkem häid suhteid partneriga ja pühendumust partnerile või muudele harrastustele. Ja inimesed soovid ka rohkem võib-olla pühenduda siis õppimisele. Aga üks selline täiesti silmatorkav erinevus 10 või 20 aastase uuringuga oli see, et väga suur hulk, näete siin 43% arvab, et üks põhjus, miks nad võib-olla lapsi siiski ei taha, on see, et maailm on liigi ülerahvastatud, ollakse mures sõjaohu pärast ja kliimamuutuste pärast. Ja jällegi, et see võib tunduda selline põhjus, mida muuta on võib-olla üksikul inimesel väga raske ja võib-olla ka sotsiaalpoliitika ei suuda seda täpselt nii-öelda tabada, aga kui riigi nii-öelda prioriteetide hulgas ei ole selliseid teemasid,
ja naised seda siiski väga oluliseks peavad ka oma tulevaste laste planeerimisel ja neid muutusi võib-olla pisendatakse ja isegi naeruvääristatakse teinekord, siis see kindlasti võib ikkagi mõjuda. Siis 30–39-aastastel oli siis kolmandiku reegel, et kolmandikul olid lapsed, kolmandik soovis veel lapsi, lapsed olid olemas poolt või on olemas pooltel, kolmandik ei tea tegelikult, kas nad veel tahavad ja kolmandik kindlasti siis ei soovi. Ja selles vanusrühmas tegelikult ühtegi konkreetset põhjust ei eristu. Et kõik need meie ka siin sellel samal slaidil toodud põhjused on üsna siis ühesuguse jaotuvusega. Ja muidugi siis 40–49 aastaste hulgas on enamikel juba need lapsed olemas või nad peavad ennast ka liiga vanaks laste saamiseks, aga näiteks soovitud laste arv olemas oli üks vastuse variant ka ju nooremate hulgas võimalik, millele vastati. Ja lõpuks siis selline küsimus, et mida siis inimesed ootaksid, et mis võiks muutuda siis ühiskonnas või siis ka eraelus, et see otsus lapsi saada kindlasti positiivseks muutuks. Siis vaatasime siin ainult siis 20 kuni siis 39 aastasi naisi, nendest siis kolmandik kuni pooled siis vastasid, et neil oleks hea ja neil kui paraneks majanduslik toimetulek ja võrreldes näiteks 20 aasta taguse ajaga oli sobiva elupaiga leidmine väga-väga olulisel kohal ja oluliselt tõusnud nende vastuse variantide hulgas, mida siis sagedamini nimetati. Aga siis, mis on jällegi muutunud ja mis on erinev ja mis on tõusnud võrreldes siis endiste uuringutega, on see, et suur osa siiski nimetab ka seda, et võiks olla piisavad võimalused, et olla ise lapsega kodus, et oleks naiste võrdsem ja naiste ja meeste võrdsem tööjaotus, et oleks tööaeg lühem ja paindlikum, et oleks kindlustunne, et töökoht pärast lapse saamist jääb alles ja ka lapse hoidmise paindlikke võimalusi, mis oleks kodulähedased ja vastaksid siis naiste soovidele, nimetati päris palju. Ja muidugi jällegi ka siin oli siiski suur hulk neid, kes nimetasid globaalprobleemidele lahenduse leidmist. Ja nüüd need siis, mis kõige vähem leidsid siis naiste hulgas poolehoidu ehk tunnet, et see võiks mõjutada nende sündimuskäitumist, on siis Eesti rahvaarvu vähenemine kriitilise piirini 3%, vanemusalase nõustamise kättesaadavus 6%, Eesti muutumine turvalisemaks elupaigaks 8% ja Eesti muutumine lapsesõbralikumaks. Et mis ilmtingimata ei tähenda midagi halba, et kui ainult 1/10 leiab, et Eesti peaks muutuma lapsesõbralikumaks, siis võib-olla meie ühiskond ongi juba piisavalt lapsesõbralik või vähemalt sinnapoole ikkagi teel. Nii, et see on siis võib-olla kokkuvõte nendest lapsesaamisplaanidest ja väike selline interpretatsioon siia juurde, aga selge on see, et loomulikult vajab see ikkagi põhjalikumat analüüsi. Nii, nüüd räägin natuke menopausi kogemustest, et esimest korda me siis võtsime oma vastajate ringiga naised 40–59 ja üks eesmärk oligi täpselt teada saada, mida need inimesed tunnevad sellel eluperioodil, mida markeerib nii-öelda siis see menstratsioonide lõppemine, viimane menstratsioon. Ja mida nimetatakse siis ka menopausiks, et menopausi keskmine vanus on umbes 50–51 eluaastat, mis tähendab jälle seda, et pooled jõuavad sinna varem ja pooled siis hiljem ja meie vastajatest siis kokku natuke üle poolte olid siis kas perimenopausis või menopausis vanuses 40–59. Ja neid oli siis kokku 1089 ja küsisime siis, et kui hästi nad olid siis informeeritud ülemineku ajast enne 40. eluaastat. No, 1/10 ei teadnud sellest üldse mitte midagi ja 64% midagi teadis, aga 26% leidis, et nad on hästi informeeritud, mis on muidugi isegi natukene positiivselt üllatav. Ja kust siis infot saadi, enamasti siis temaatilistelt kodulehtedelt või siis tervishoiutöötajatelt, sõpradelt, tuttavatelt, ajalehtedest, ajakirjadest. Ja meie vastajatest 20% leidis ka seda, et nemad on otsinud infot hoopis teaduskirjandusest.
Nüüd, kui nüüd sümptomid tekkisid, küsisime siis nende käest, kes ka mingeid sümptomeid kaevasid, et kas nad siis hakkasid menopausi kohta rohkem infot otsima siis enne nende teket või siis sümptomite alates või siis pärast. Ja 40% siiski olid juba enne otsinud mingit informatsiooni ja 50% alles siis, kui sümptomid algasid. Ja isegi 4% kaua aega pärast seda, kui sümptomid olid juba tekkinud. Ja mis need sümptomid siis olid? Et me tegelikult küsisime siis 52 erineva sümptomi kohta, et see loetelu on siis saadud siis nii naiste endi kui ka ekspertide analüüsi tulemusena. Ja nendest siis kõige sagedasemad, ehk siis siin teisel slaidi poolel toodud sümptomid olid siis 74% kuumahood, 68% löine higistamine, 56% ebaregulaarne menstruatsioon, 55% meeleolu kõikumine, 51% unetus- ja unehäired, 49% kehakaalu tõus, 45% siis seksuaaliiha vähenemine ja 40% tupekuivus. Et kui vaadata nüüd kirjandust, siis need on ka enamasti kõige sagedasemad sümptomid, siis mida siis ülemineku iga endaga siis kaasa tuua võib. Aga esmakordselt me saime tõesti teada, kuidas see Eesti elanikel siis võib olla. Nüüd tervishoiutöötajatega oli siis, rääkis siis nende sümptomite olemasolul umbes pooled, rääkisid siis tervishoiutöötajaga ja nendest siis, kes rääkisid 81% naistearstiga, nii et naistearsti peetakse siis Eesti tingimustes valdavalt spetsialistiks, kellega siis selle perioodi probleemidest, terviseprobleemidest räägitakse. Ja küsisime ka, et mida need inimesed on sümptomite leevendamiseks ette võtnud, siis me näeme siin, et 36% ei teinud suuresti midagi, aga siis üks osa siis, umbes kolmandik siis ikkagi parandas siis ka teatud määral võib-olla oma elustiili, vähendas siis kahjulikke harjumusi ja parandas kehalist aktiivsust. 10% on siis kasutanud tõenduspõhist hormoonasendusravi, millel on siis, mis on nagu nii-öelda kuldne standard nende sümptomite leevendamiseks, aga millel on ka sellised haigusi ennetavad omadused. Ja tervelt 33% on otsinud siis abi ikkagi apteegis, nii et see näitab selgelt, et abi on vaja, aga kahjuks käsimüügiravimite puhul siis ütleb tõendus, et neil on platseeboga sarnane efekt. Nii et see abi võib jääda siis ikkagi kesiseks. Nüüd kolmas teema siis, mida minul paluti edastada, on vägivald ja vägivalla kogemus. Et vägivalla kohta me küsisime, kasutades siis sellist Põhjamaades loodud instrumenti ja selle sama instrumendi abil me siis vaatasime ka vägivalda 10 aastat tagasi ja muide siis vaadati seda sama instrumendiga vägivalla kogemust ka meestel tookord Eestis. Ja üks vägivalla uurimiste selline põhitõde on see, et küsida tuleb siis sellised situatsioonipõhised küsimusi, aga mitte lihtsalt, et kas vägivalla kogemus on olemas või mitte. Ja seetõttu olema siia toonud ka need küsimused, et aru saada siis, mida me ikkagi selle vägivalla all mõtlesime. Küsisime siis 4 erineva vägivalla liigi kohta, vaimne, füüsiline ja seksuaalne ja lõpuks esimest korda küsisime ka vägivalla kohta tervishoius. Nüüd vaimse vägivalla puhul siis esimene küsimus oli, et kas te olete kogenud pidevalt korduvat ja pikemat aega kestvat allasurumist, alandamist, häbistamist, kas te olete kogenud kellegi ähvarduse või jõu, kui keegi ähvarduse või jõuga püüab süstemaatiliselt teie kokkupuuteid teistega piirata või täielikult kontrollida, mida te tohite või tohi teha, seda nimetasime kontrollimiseks, esimest siis alandamiseks. Ja kolmas, kas te olete elanud hirmus, sest teid on süstemaatiliselt ja pikema aja jooksul ähvardatud või püütud vigastada teid või kedagi teie lähedastest, mida me nimetasime siis ähvardamiseks. Nii et need on natuke tõusvas gradatsioonis siis sellised situatsioonid ja siin on näha, et kõige rohkem on olnud siis seda alandamist ja
siis pisut vähem kontrollimist ja kõige vähem siis seda kolmandat vägivallaliiki ja kõige rohkem siis on kogetud seda lapse eas, nii et lapse eas alla 18-aastasena on siis selline vaimne vägivald Eestis naiste hulgas kõige rohkem levinud. Füüsilist vägivalda, kas teid on keegi löönud, lahtise käega näkku löönud või vastu teie tahtmist teid tugevalt kinni hoidnud, mida nimetasime löömiseks, kas teid on rusika või kõva esemega löönud, jalaga löönud, jõuliselt tõuganud, peksnud või teinud muud sarnast, nimetasime peksmiseks, ja kas te olete kogenud, et keegi ohustab teie elu näiteks kägistamiskatse, noa või muu relva näitamise või mõne suu sarnase käitumise tõttu, mille nimetasime siis elu ohustamiseks. No nagu te näete siin ka, elu ohustamist on ikkagi kõige vähem, kui me võtame kokku, siis 5% lastest on tegelikult sellist elu ohustavat füüsilist vägivalda kogenud, 8% täiskasvanu eas ja 1% siis nii täiskasvanu kui ka lapse eas. Aga jällegi siin on ikkagi selline välja arvatud siis see kõige jõhkram vägivald on näha siis, et vägivalda kogetakse meil ikkagi endiselt kõige rohkem lapse eas, ka füüsilist vägivalda. Seksuaalse vägivalla kohta oli lausa 4 küsimust, kas keegi on teid vastu tahtmist puudutanud seksuaalselt kehaosi, mis pole suguelundid või sundinud teid oma keha seksuaalselt puudutama, mille nimetasime siis seksuaalseks puudutamiseks. Kas teid on kunagi mingil moel seksuaalselt alandatud, näiteks sunnitud vastu teie tahtmist pornograafilist filmi või midagi sarnast vaatama, sunnitud teid osalema pornograafilises filmis või muus sarnases, sunnitud oma keha alasti näitama või kellegi teise alasti keha vaatama, mille nimetasime seksuaalseks alandamiseks. Kas keegi on vastu tahtmist puudutanud teie suguelundeid, kasutanud teie keha seksuaalse rahulduse saamiseks või sundinud teid kellegi teise suguelundeid puudutama, mille nimetasime siis suguelundite puudutamiseks. Ja 4, kas keegi on vastu teie tahtmist pannud oma peenise teie tuppe, suhu või pärakusse või püüdnud panna eset või mõnda muud kehaosa teie tuppe, suhu või pärakusse, mille me nimetasime vägistamiseks. Ja kui me nüüd seda vaatame, siis me näeme, et sellist seksuaalset puudutamist ja suguelundite puudutamist on olnud rohkem kui lihtsalt seksuaalset alandamist, et meie ühiskond ei ole veel valmis ka seksuaalsest ahistamisest väga palju rääkima, aga siin on siis ka jällegi näha see lapseea fenomen, õnneks küll vägistamist 5% lapseeas ja täiskasvanu eas 8% on siis olnud lapseeas vähem, ja siis siin veel üks osa siis inimestest kogeb siis neid samu siis tegevusi nii lapse kui ka siis täiskasvanu eas. Ja lõpuks siis tervishoiusüsteemis kogetud vägivald ja olgu siin nüüd öeldud, et see ei puuduta meie naistearsti teenust, vaid me küsisime tervishoiusüsteemis üldiselt. Ja me saime väga palju vabas vormis ka vastuseid, mis näitasid ka seda, et vastajad tõesti pidasid silmas ka igasuguseid erinevaid tervishoiuteenuseid, mitte siis ainult kitsalt siis seksuaaltervise teenuseid. Kas te olete kunagi tundnud tervishoiuasutust külastades end solvatuna, olulisel määral alandatuna, tundnud, et keegi kasutas teie suhtes väljapressimist või ei austanud teie arvamust sellisel viisil, et see kogemus teid hiljem häiris või vaevas? Nimetasime siis alandamiseks, solvamiseks. Kas te olete kunagi kogenud tervishoiuasutust külastades muutus muidu normaalne sündmus korraga tõsiselt kohutavaks kogemuseks ilma, et te oleksite täielikult mõistnud, kuidas see sai juhtuda, nimetasime kohutavaks kogemuseks. Kas te olete kogenud, et keegi tervishoiusüsteemis meelega, teie arusaamise kohaselt, tegi teile vaimselt või füüsiliselt haiget, väärkohtles teid või kasutas teie keha või teie haavatavust patsiendina enda kasuks ära, mille me nimetasime siis teadlikuks ärakasutamiseks. Ja tulemused on siis siin, et tegelikkuses me peame siiski vaatama peeglisse tervishoiutöötajatena ja me näeme, et selliseid situatsioone ikkagi esineb. Õnneks enamasti siin on küll näha, et need on täiskasvanu eas, aga on päris selge, et lapsena võib-olla ei osata ka seda selliselt endale teadvustada, et kõige rohkem on alandamist, solvamist ja sellist teadlikku ärakasutamist on muidugi õnneks vähem. Aga me arvame, et sellele tuleks edaspidi kindlasti rohkem tähelepanu pöörata. Ja kui me siis küsisime ka, et kas need vägivalla
kogemused põhjustavad teile kannatusi ka praegu, et siis me tegelikult näeme, et ikkagi pooled või siis ka üle poolte ja eriti just vaimne vägivald on see, mis siis inimesi ka hiljem nagu oluliselt häirib. Ja lõpuks, kui me võrdleme siis aastaga 2014, kus meil olid tõesti täpselt samasugused küsimused, siis me näeme kahte tendentsi või muutust. Et esiteks me näeme seda, et vaimse vägivalla kogemine on pisut tõusnud ja me näeme, et seksuaalvägivalla kogemust raporteeritakse väga palju rohkem. Ja samal ajal on vähenenud füüsilise vägivalla kogejate hulk. Et mis järeldusi siit teha, et üks kindlasti on see, et me arvame, et füüsilise vägivalla kogemused ongi vähenenud, et siiski last ei lööda, on võetud meil ikkagi suhteliselt ju omaks ja seda näitavad ka siis sotsioloogilised uuringud. Aga see, et nüüd vaimne ja seksuaalne vägivald ja eriti just seksuaalne vägivald sellises mahus suurenenud on, me usume siiralt, et see on tegelikult ühiskonna avatuse ja sellest suurema rohkem rääkimise ja ka abi olemasolu ja võimaluste avardumise siiski tagajärg ja mitte nüüd selline olukord, kus meie ühiskond järjest vägivaldsemaks muutub. Nii et selle positiivse siiski lõppsõnaga ma praegu siis piirdungi ja praegu siis anname nüüd võimaluse siis kõikidele inimestele saada vastused oma küsimustele, kes kasutasid siis Liido keskkonda ja ma palun siis siia uuesti Elle-Karro ja Kaipardi, kes seda siis jälgisid vahepeal ja siis me oleme kõik siin nüüd valmis siis nendele küsimustele ka vastama. Ja, et me julgustame veel kasutama seda Liido keskkonda ja sinna oma küsimusi saatma, et kes praegu siis oli keskendunud ettekannete kuulamisele, siis praegu on võimalik Liidosse küsimusi saata ja meie siis ükshaaval katsume siit välja noppida neid küsimusi ja hakata nendele vastama ja omavahel ka arutama. Ja mõtleksin niimoodi, et äkki me alustame siis liigume nende samade teemaplokkide kaupa, mis meil ka ettekannetes oli. Et võib-olla alustame siis selle seksuaalhariduse teemaga. Selle kohta on 2 küsimust tulnud. Nii, kas saad loen need küsimused ette, et sa tahad vastata. Meil on küsimus tulnud, et kui head on põhikooli ja gümnaasiumiõpilaste teadmised seksuaaltervisest. See on üks küsimus. Ja. Et tegelikult sellele küsimusele me oma uuringu andmete põhjal vastata ei saa, aga meil on Tervise Arengu Instituudi poolt läbi viidud noorte seksuaaltervise uuring ja see võimaldab tegelikult nüüd heita sügavam pilk kooli seksuaalharidusse ja me saime võrrelda näiteks HIV-ga ja suguhaiguste ja rasestumisvastaste vahenditega seotud küsimustele teadlikkust või noorte teadmisi. Me sügavamalt vaatasime 7.–9. klassi õpilaste teadmisi ja see võtmesõna siin on, et need teadmised on ebaühtlased, et see vastabki sellele arusaamale, mis meil on, et ma enne mainisin ka, et kolmandikus koolides umbes tundub, et seksuaalharidus on üsna hea ja mitmekesine ja toimub mitmekordselt erinevates kooliastmetes ja osas koolides siis on näiteks räägitud ainult murde ja muutustest ja teistest olulistest teemadest mitte. Ja siis on kolmandik koole, kus võib-olla ei ole isegi murde ja muutustest räägitud. Ja tegelikult need õpilaste teadmised korreleeruvad täpselt samamoodi, et me oleme analüüsinud ka seda, et kas koolis rohkemate teemade ja põhjalikuma käsitluse tõttu on siis õpilaste teadmised paremad ja see tuleb välja, et seal on mitmekordsed vahed. Et isegi kui mitte nii väga põhjalikult seksuaalharidust anda, et ka sellest on kasu, et kohe olid teadmised paremad. Aga mis meile silma torkas selles uuringus oli see, et Eesti on teadupärast ikka veel ju üks kõrgema HIV levimusega riike ja mõnes aspektis on noorte HIV-ga seotud teadmised isegi kehvemaks muutunud, et vahepeal tundub, et see teema on nagu ära unustatud, et rõhutatakse seda, mis on ka tõsi, et tuleb koolis rääkida ka positiivselt seksuaalsusest ja seksuaalsuhetest ja seksuaalsest naudingust, aga selle kõige juures me ei tohiks ära unustada seda, et siiski need põhiteadmised, näiteks HIV või
või selle kohta, et missugune rasestumisvastane vahend siis hoiab ära suguhaigused ja millised mitte, et seal oli õpilaste teadmistes ikka päris korralik segadus. Aga et tõesti see põhisõnum on see, et kui õpilased olid koolis juba natukene saanud seksuaalharidust, siis juba nende teadmised hüppasid palju paremale tasemele, nii et tasub teha seda tööd. Siis on küsitud ka seda, et kas me uurisime eraldi noorte nõustamiskeskustesse pöördumist, tahad sa seda ka kommenteerida? Ja meil tegelikult oli, et meil oli siis see küsimus, et kust vastajad on saanud rasestumisvastaste vahendite osas nõustamist ja kuhu nad eelistaksid pöörduda. Ja seal 2 nooremat vanusrühma 16-17 ja 18-24, nendest peaaegu 40% eelistaski pöörduda siis noorte nõustamiskeskusesse, mis on tegelikult väga tore, sest need ongi Eestis ju loodud spetsiaalselt noortele seksuaaltervise teenused, sinna saab pöörduda tasuta. Ei ole ju nüüd seda eriarsti visiidi tasu seal ka ja kuni 26-aastased, nii mehed kui naised. Nii et tegelikult oli hea meel näha, et see tervishoiuteenus on küll noortele tuttav ja isegi eelistatakse seda suurel määral. Nii. Aga üks seksuaalhariduse küsimus oli veel, et kelle ülesanne on teha seksuaalharidust, kodu või kooli. Et see on see vana dilemma, et tegelikult vastus on see, et mõlemad peaksid tegema, et mida väiksem laps, seda rohkem kodu. Ja seksuaalharidus on ka see, kui me õpetame lastele kehaosade nimetused, õpetame ujumisriiete reegli, et ühed kehaosad on ujumisriiete all ja need on isiklikud. Ja laps saab ise otsustada nende üle, kes neid puudutab, kes nendest isegi räägib. Ja õpetame puudutamise reeglit, et võib keelduda soovimatust puudutamisest ja peab teise käest küsima. Ja et see on seksuaalharidus, mida saab ka kodus edukalt teha, aga mida vanemaks saab laps, seda suurem roll on koolis ja koolis käivad, enamik lapsi käib koolis ja sellepärast peab siis kool ikkagi tegema tänapäevases mõistes seksuaalharidust, mis hakkab ikkagi 1. klassist ja lõpeb viimasega. Nii et see ei ole üks loeng, mida peab kooliväline spetsialist, vaid see peab olema ikkagi koolis töötav õpetaja ideaaljuhul. Nii, võib-olla siia juurde on ka see küsimus, ma siit vaatan vahepeal, et märkasin, et rasestumisvastaste vahendite mittekasutamise põhjus umbes 25% 16-17 aastaste hulgas oli, et partner ei luba. Et mida siis sellest järeldada? Kas peaks midagi ette võtma? Natuke kimbatuses, et mida siis sellest tulemusest peaks järeldama, et esiteks neid vastajaid ei olnud meil väga palju ja need 16-17 aastased, kui mõelda, et keskmine esmasseksuaalvahekorra vanus on 16-17 Eestis, et siis need on just need, kes on alustanud varem ja võib just mõelda, et nad on võib-olla siis rohkem kuuluvad ka sellesse rühma, kes päris oma soovile ei ole alustanud ikkagi seksuaalelu. Vähemalt uuringud seda näitavad. Ja siis võib ka olla sellist sõltuvust kuidagi partneri hoiakust või tema arusaamisest selles küsimuses. Aga muidugi see on asi, mida tuleks edasi uurida. Nii, meil on küsimusi ka seksuaalelu kohta. Siin on üks küsimus, kuidas selgitada seda, et naised on üha enam rahul oma seksuaaleluga. Äkki me kõik oskaksime selle kohta kommenteerida, et me mõtlesime ka, et tegelikult ju rahulolu on subjektiivne tunne ja igal inimesel on õigus, et seda otsustada, kas ta on rahul või mitte. Et me ei saa keegi ütelda, et mis on see normaalne seksuaalelu või millega sa peaksid rahul olema ja millega sa ei peaks rahul olema. Mina arvan, et see näitab, et naiste eneseteadus on tõusnud, et tegelikult nad võib-olla on sellises suhtes, millega nad on rahul. Ma ei tea, kas te tahate midagi lisada, see oli minu mõttel, ega me täpselt ju ei küsinud, et miks te olete. Eneseteadvuse võib-olla isegi suhtest mitte sõltuv omadus, et mitte näha iseenda seksuaalsust nagu kellegi objekti ja mitte ennast objektistada, et vaid rohkem näha ennast, inglise keeles on see sõna agentsus, agentsena, et on mingisugused subjektiivsed soovid ja vajadused ja ootused, et küllap see siis on Eestis lihtsalt võidakse olla erinevate asjadega ja see ongi normaalne, et kui inimene rahul, et see teeb ta õnneliku suhte. Nii, tahtsam ka midagi lisada, on sul midagi siia juurde panna? Ma olen nõus. Meil oli küsimusi veel, võib-olla sa siis kohe selle menstratsioonide kohta, et mida teha tugevate menstratsioonivaludega, kus saad abi? Ma ei tea, ma teen otsa lahti saanan teile, mina arvan, et tegelikult, et kõigepealt on tähtis see, et sellest rääkida. Ja pöörata tähelepanu, see võib-olla kui see on teismeline, siis ema on see, kes toetab, perearst on olemas, naistearst on olemas, et ma arvan, et julgelt sellest rääkida ja abi otsida tegelikult.
ja see abi võib ju, ma arvan, me ei hakka siin medikamentoossed loengut pidama, aga ma arvan, see kõige tähtsam ongi see, et sellele arstidena me saaksime küsida ja patsiendina julgeda rääkida ja küsida abi. Minu arust on siin ikka hästi oluline ka see, et teadvustatakse seda, et see ei ole tänapäeval enam 21. sajandil, see ei ole enam normaalne. Ja seetõttu isegi see, et kui sa, mina ikka näen seda, et lõpuks, kui need noored inimesed sellest räägivad, olles võib-olla palju kannatanud, siis nad oma esimesed nõuanded ongi saanud just nimelt kodust midagi taolist. Et nii on kogu aeg olnud ja meil on, näed siin kuum kott, eks ole, ja küll ma kirjutan sulle tõendi, on ju, kui sa kooli minna ei saa ja nii edasi, et see ei ole enam midagi sellist, mis tänasesse ellu sobiks, sest et nendelt tüdrukutelt ja nende hakkama saamisele ei teha mitte mingisuguseid järeleandmisi selle tõttu, et neil on need menstruatsioonid. Nii et tegelikkuses on see, et seda tuleb märgata kui ikkagi elukvaliteeti oluliselt halvendavat osa naiste elus, mida on võimalik väga lihtsate ja väga ohutute vahenditega tegelikult siin ongi üks küsimus, et kas uurisite menstratsioonivaevuste leevendamist ja kui ei, siis miks? Et me eraldi seda ei uurinud, nii nagu me uurisime menopausi kaebuste leevendamise kohta, eks ole. Aga miks mitte seda teha järgmises uuringu ringis? Aga me oleme omavahel arutanud, et me märkame naistarstidena seda, et tuleb vastuvõtule rohkem emasid tütardega, kellel on menstratsioonivalud või väga vererohked menstratsioonid ja emad ütlevad niimoodi, et mina sain teada, et neid on võimalik leevendada 10 aastat pärast seda, kui mul endal need kaebused olid, siis kui ma hakkasin kasutama rasestumisvastaseid vahendeid hormonaalseid. Et ma oleksin tahtnud sellest varem teada saada ise ja varem neid vaevusi leevendada ja sellist suundumust on märgata, et tullakse, soovitatakse noortel tulla. Üks osa emadest toob ise käe kõrval ja tore on näha juba seda ka, et öeldakse, et ma ise käisin siin noorte nõustamiskeskuses ja et ma toon oma tütre ka siia. Ma võib-olla ühe kommentaari ütlen, mis seda võib ka mõjutada, et paraku on nii, et inimestel on hirmud erinevate asjade suhtes ja üks on, mis on ka hirm ravimite suhtes, et mis võib ka seda mõjutada, isegi teatakse, aga on hirm nii hormonaalse kontratseptsiooni kui hirm ka tegelikult kasutada siis mitte steroidseid põletikuvastaseid vahendid või valu leevendada, et seda me peame ka selgitama. Ja meie uuringust tuli ju ka välja, et tegelikult need hirm rasestumisvastaste vahendite osas on suurenenud, aga samas rahulolu praegu kasutatava meetodiga oli väga kõrge. Nii et muretsetakse, aga siiski saadakse ka ilmselt kasvavalt häid kogemusi. Aga see juurde haakub ka see, kas teie arvates peaks Eestis menstratsioonitoodete käibemaksu alandama? No mina arvan, et täitsa kindlasti peaks seda tegema. Et see Eesti on üks väheseid riike, minu teada on selline ettepanek ka ju korra Riigikogule tehtud, mis sealt siis küll tagasi lükati, aga lihtsalt nende hügieenitoodete hind ei ole väike ja kui peres on näiteks 3 tütart ja kui võib-olla kõigil, nii emal kui tütardel on vererohked menstratsioonid, siis on märkimisväärne raha tegelikult, mis selle alla läheb ja mida jällegi need inimesed, kellel ei ole menstratsiooni mitte kunagi, millest nad maksma ei pea. Siis on siin küsimus esmassünnitamise kohta, et kui vana on Eestis esmassünnitaja, et seda me siin mainisime ka, et ligi 30 eluaastat, 29, midagi, nii et selles mõttes, et ligi 30 aastane on Eesti esmassünnitaja, aga see on keskmine vanus. Kas seda peaks nägema probleemina, et see on nihkunud hilisemasse? Mina isiklikult arvan, et ei pea nägema probleemina, et ma arvan, et ega me sellega ei saa võidelda, me ei saa kellelegi öelda, et sa pead sünnitama varem ja ma arvan, küpsus saabubki hiljem ja ollaksegi võib-olla vastutustundlikam, kui otsustatakse tegelikult pere luua ja me näeme, et Eestis on pigem olnud esmassünnitaja vanus väga noor võrreldes teiste riikidega, nii et me oleme praegu samasugused nagu teised. Selge on see, et ega see küsimus on ju selles, et kas sa siis sünnitad selle 30-selt või 39-selt esimese lapse, aga see keskmine vanus, ma arvan, et iseendast, et me sellega võidelda ei saa. Igaühel on õigus võtta vastu oma otsus, millal oma lapsed sünnitada. Siit me nüüd jõuamegi ka siis nende lastesaamisplaanide juurde, et on väidetud või öeldud mõnikord, et kui esimene laps sünnib hiljem, et siis ei jõua need hilisemad lapsed sündida, mis võib olla osaliselt vaid õige, aga võib-olla rohkem on ka tähtis, mis meie uuringust välja tuli, et sellest kogemusest ja valmidusest sõltub võib-olla rohkem, et milline on olnud see esimese lapse saamise kogemus, et kuivõrd inimesed tunnevad ennast toetatuna,
näiteks selles paari suhtes, selles laiendatud perekonnas, selles linnas, isegi linna planeerimine võiks olla seotud laste saamisega, julgusega edaspidi ja selles ühiskonnas või selles maailmas, eks ole, et võib-olla see hilisemaks nihkumine iseenesest ju ei ole probleem, aga hoopis see, et kuidas kogetakse esimese lapse saamist. Ja täpselt. Ja toetada nende valikuid, kes on nii otsustanud tegelikult, et see võib-olla on kõige olulisem siin juures. Üks küsimus on meil, et kas teil oli ka küsimus selle kohta, kuidas terviseprobleemid mõjutavad laste saamisplaane? Seda toodi välja küll, see oli üsnagi. Meil oli see küsimus küll seekord nii eraldi kui vaimse ja kui füüsilise tervise kohta, aga siin väga huvitav tents ilmus, et tegelikult küsimusele, et miks ei ole lapsi, vastasid selle tervisega seotud probleemidele kõige rohkem just nooremad vastajad. Nii et vanusrühmas näiteks 50-59 oli palju vähem neid, kes arvasid, et tervis on takistanud neil kuidagi lapsi saada, kuigi seal võis olla muidugi ka viljatus varjatult olemas. Aga me ise näeme oma uuringus ka seda, et noortel inimeste puhul suureneb selline vaimse tervise probleemide sagedus, et on rohkem, meie küsimus oli, et sageli te kogete meeleolu langust, masendust ja nende uuringuaastate vältel on nende inimeste hulk suurenenud ja samuti on märkimisväärne just see, et see puudutab nooremaid inimesi. Nii et kui jälle mõelda sellele, et on kellelgi mingi teoreetiline mõte, et tast kunagi võib-olla saab lapsevanem ja kohe kindlasti mitte koolis ei mõtle ta seda, siis on see ka üks võib-olla tõesti selline valdkond, millele võiks nagu tähelepanu pöörata. Jah, mul ka meenus selle võib-olla seksuaalharidusega seoses, ma ei tea, kas seda kõlaski, et Maailma Terviseorganisatsioon näeb, et kaasaegne seksuaalharidus on laia teemade ringiga ja see on seotud suhetega, tunnetega, ka selle bioloogilise poolega, aga ka rahulolu, aga ka see sama turvalisus ja see sama enda isiklik küpsus. Et mõnikord on öeldud ka, et kas me võiksime näiteks koolis rohkem õpetada midagi sellist, et need noored tulevikus lapsi saaksid rohkem. Et seda ikkagi saab läbi sellise laiapõhjalise seksuaalhariduse, et mitte mingisuguste ütleme laste saamist puudutavate teemade eeliskäsitlemisega, et see noored on vastuvõtlikud lihtsalt ikkagi nendele teemadele, mis on nende elus parasjagu aktuaalne. Ja kui see on identiteet ja küpsemine ja minu suhted minu praeguses noores elus, siis tuleb tegelikult seksuaalhariduses selle ukse kaudu siseneda. Ja muidugi noori mõjutab ju sotsiaalmeedia praegu väga olulisel määral nii-öelda siis vastukaaluks koolile või ütleme tasakaaluks peab olema siin see ikkagi kooliharidus ja et võib-olla siis mõelda ka sellele natukene, et mis on meil Eestis muutunud, on see, et meie noorte meeste ehk siis poiste hoiakud on aastatega nüüd mitte muutunud siin võrdõiguslikumaks, liberaalsemaks, vaid on vastupidi muutunud konservatiivsemaks, kontrollivamaks ja lausa misoküünseteks. Et kui näiteks üks näide tuua, et siin mõne aasta taguse kooliõpilaste uuringu ja praegusega võrreldes neid noori poisse, koolipoisse, kes näevad näiteks naisi juhtivatel kohtadel on hoopiski väga palju vähenenud, kui mitte suurenenud. Nii et see on jällegi üks teema, millega samas meil on enda Eesti andmed, mis ütlevad, et juba 3 koolitunnist sellisel teemal nagu sooline võrdõiguslikkus, soostereotüübid ja terved ja turvalised suhted, et sellest juba piisab, et need hoiakud jälle tagasi nagu muutuksid võrdõiguslikumaks ja vägivalda mitte lubavamaks, nii et kooli seksuaalharidus on tõesti siin võti. Siis veel nende laste saamisplaanide kohta küsitakse, et kui sageli oli mitte laste saamise põhjuseks soov saada kindel elupaik, majanduslik toimetulek, karjäär ja nii edasi. Protsent puudus selle vastused, aga seal puuduski, sest seal olid välja filtreeritud need peamisemad põhjused. Aga... Ma vaatasin üle ka ja tegelikult ju oleme neid tabelid vaadanud, et tegelikult see kõigist vastanutest oli umbes 30% ja enam need kõik võrdselt, need 3 põhjust, tegelikult suhteliselt võrdselt väikse vahega ja
enim oli vastanud 50% ümber seda kõige nooremad vastanud tegelikult ja mis on ju arusaadav ka, et majanduslik toimetulek, elupaik, karjäär. See oli väga erinev ju vanusrühmiti ja kokku oli seda ka mõttetu väga panna. 53 ümber oli see. Aga mida ma kindlasti võin öelda on see, et majanduslik toimetulek tegelikult selle 20 aastaga või selle tähtsus on vähenenud. Jah, on küll. Et kui puhtalt võtta see majanduslik toimetulek. Aga kui me üldse vaatame neid lastesaamisplaane puudutavaid tulemusi, siis ei saa ju tuua välja ühte sellist võlukeppi või ühte põhjust, mis lahendaks need mured, et tulebki ikkagi see välja, et laste saamise motiivid on väga mitmekesised, et nad on erinevas vanuses erinevad, et inimestel on need erinevad. Ja et tegelikult seda mitmekesist pilti, sellest tulebki siis püüda aru saada. Et see tegelikult on seotud ka meie veebiseminari algusega, kus Helle rääkis siis sellest, et juba aastast 1994 on enamiku maailma riikide osalusel toimunud rahvastikukongressil kokku lepitud, et see eelnev periood, kus sündimust vaadati kui rahvastikuprotsessi, et see tuleb selja taha mõnes mõttes jätta ja juba 1994 siis lepiti kokku, et sündimus on midagi, mis on isiklik, inimeste enda elu motiividest kantud, et see on seotud ka õigusega planeerida oma laste aega ja arvu, nii et me naistarstidena kindlasti meil on sümpaatne see vaatenurk, eks ole, et sündimus ei ole midagi sellist, mis on rahvastikuprotsess, vaid et see on ikkagi indiviidide eneseteostuse vorm ja et meie saame seda naistarstidena ja laiemalt riik saab lihtsalt toetada neid erinevaid põhjuseid. Me peame toetama inimeste valikuid tegelikult, et me ei saa ju kuidagi teisiti, et me ei saa võidelda nende protsessidega, et me saame toetada ja neid, kes soovivad lapsi ja igaühel on õigus otsustada tõesti selle üle, et see on kõik üks oluline reproduktiivõigus. Ja seda ma veel kord rõhutan, et tõesti see, et lapsed ja perekond on naistele olulised. Et see ei ole kuskile kadunud, vaid vastupidi, see on tegelikult hoopiski suurenenud. Aga need palju nendes, ütleme võib-olla ühiskonna sellis retoorikas on ka selliseid tõesti, kas rahvastikupoliitilisi nüansse pigem esile toodud või siis ka midagi sellist, mis praeguses kontekstis võivad olla mõnikord hoopiski vastupidi, mis kunagi nii-öelda töötasid, või töötasid, praegu enam ei tööta, et seal 30 aastat tagasi oli ju kindlalt see, et esimene laps sünnib nagunii ja toetada tuleb teiste laste sündi, siis praegu tegelikult me näeme seda, et olukord on ikkagi nii, et me peaksime kindlasti ka esimese lapse sündi toetama. Juba esimese lapse just. Ma ühe asja tahaksin siin veel kord välja öelda, mis me jõudsime järeldusel, tegelikult lapsed sündivad ikkagi armastusest. Ja see on kõige olulisem põhjus, miks lapsi soovitakse. Aga siia on tulnud ka veel üks küsimus, et kas sobiv partner võib tähendada ka soolist võrdõiguslikkust austav partner? Sobiv partner, defineerime, kes on siis sobiv partner. Kuna seal oli ära toodud ka oluliselt rohkem seda võrdset tööjaotust meeste ja naiste vahel, eks ju. Ja siis ma olen täitsa kindel, et see on üks selline märksõna siin, et see sooline ebavõrdsus on kindlasti üks laste sündimist pärssiv tegur ja selle tähtsust ma arvan, et on väga palju alahinnatud tegelikult siiamaani ja väga suur tööpõld sotsiaalteadlastele ja psühholoogidele. Ei peaks adresseerima ainult naisi sündimusteemaga. Just. Siis siis on üks küsimus viljatusravi kohta veel, et see on Eestis hästi kättesaadav, teab küsija ja ongi, võib-olla sa Helle saad öelda paar sõna ja kas uuring näitas ka, et viljatusravi katkestatakse siis, kuigi on kättesaadav. Ja tegelikult ühe õigusena on ka see, et nagu me ütlesime, et õigus on saada lapsi ja õigus mitte saada lapsi, et tegelikult ka see on väga oluline, et oleksid võrdsed võimalused pöörduda viljatusravi saamisse. Selles mõttes on Eestis väga hästi. Kui me räägime vanuseni kuni 41, sellepärast, et sinnamaani toetab Tervisekassa siis viljatusravi teenuseid edasi, mitte täiel määral. Aga viljatusravi katkestatakse küll ja kõigist vastanutest oli see umbes 20% ümber, kes katkestavad viljatusravi
enam on üle 40-aastaste naiste hulgas, kes katkestavad viljatusravi ja tegelikult kui me mõtleme, mis need põhjused olid ja minu meelest on need täiesti loogilised põhjused, et need 2 valdavat põhjust olid, et ravi on emotsionaalselt või füüsiliselt liiga kurnav. Ja see ongi see toimetuleku käitumine viljatusraviga, kui sul ei õnnestu ja see võib olla see nõustamises ja poole, et see on see, et nagu antakse alla või siis oli ka öeldud, et ma olen kõiki võimalusi juba kasutanud. Ja see on ka loogiline, et nii vastavad rohkem ka võib-olla tõesti, need on kes vanuses üle 40. Et see on tegelikult hea, et viljatusravi on Eestis hästi kättesaadav. Ja muidugi me peame ka austama siin, ega me ei saa keegi öelda, et kas sa pead jätkama ravi, me saame nõustada ja toetada ka siin valikuid, et mis on selle põhjus, et kui see on emotsionaalne kurnatus, kui me saame midagi teha, et aidata. Nüüd, lugupeetud kuulajad, teil on võimalus esitada küsimusi ülemineku ea kohta, ühtegi veel ei ole. Loodame, et see siiski on huvipakkuv teema. Aga on küsimus võib-olla laiemalt vägivalla kohta, et kas teie arvates nõusoleku seadus võib kaasa aidata siis seksuaalvägivalla vähenemisel ühiskonnas, et me nägime, et uuringuaastate võrdluses on seksuaalvägivallas teadaandmine meie uuringus kasvanud. Ja kas nõusoleku seadus võib seda nagu juurpõhjust ehk seksuaalvägivalla esinemist vähendada siis? No mina siiski veel sinisilmsena siiralt usun, et kindlasti see nii on. Et üks põhjus on juba see, et selle nõusoleku seaduse debatt ühiskonnas juba annab võimaluse inimestel mõelda selle teema üle, argumenteerida ja see peaks ka selle lubamatuse tegelikult palju rohkem nagu alla joonima ja näitama ka seda, millised on need ühiskondlikud või sotsiaalsed põhjused, mis annavad tegelikult loa selle fenomeni küll täiesti varjatud, aga ülimalt laialdasele levikule. Nii et ma millegipärast olen küll päris kindel selles. Me võime siin ju rääkida pikalt, et Rootsis, kus on võetud vastu nõusoleku seadus, et mis seal on juhtunud pärast seda ja nii edasi. Et Eesti ei ole ju selle nõusoleku seadusega sugugi mitte mingisugune erand, vaid me astume siis ikkagi nagu väga sageli teiste Euroopa riikide jälgedes, kus see on juba vastu võetud. Ja kindlasti ma arvan, et see ühiskondlik debatt seda olukorda võiks parandada. Ma usun ka, et me nagu räägime nõusoleku kultuurist siin, eks ole, et kui me juba lasteaias tänapäeval lastele õpetame seda, et tuleb luba küsida enne, kui sa teist lähed näiteks kõvasti kallistama või musitama, et see ongi tegelikult see nõusoleku kultuur, et äkki siis kasvab, kui mitte muidu, siis äkki kasvab lihtsalt see uus lasteaia põlvkond peale kunagi, aga võib-olla ikka vanem generatsioon ka on võimeline. Siis on veel küsimus selle tervishoiuvägivalla kohta, mida me esmakordselt uurisime, et mis on teie arvates järgnevad sammud, et vähendada tervishoius patsientidele kohalduvat vägivalda? Siis selles kõige laiemas mõistes, mis meil oli siis, eks ole? Mina arvan, siin on tegelikult päris samasugune vastus nagu eelnevale, et kõigepealt tuleb teada ja aru saada, et selline milline üldse olukord on ja et see on reaalsus. Et just meie ise meedikutena peame sellest aru saama, et see mõjutab meie patsiente. Et tõepoolest Eesti meditsiin, ma arvan, et on maailma üks parimal tasemel olevaid kui me räägime, ma ei tea, kaasaegsest ravist või diagnostikameetoditest või ravimeetoditest või ravimitest, eks ju. Aga et milles me tegelikult kindlasti jääme nagu taha ja seda näitavad ka uuringud, on ikkagi selline patsiendikeskne käsitlus. Et näha siis patsienti tervikuna selles protsessis. Ja kindlasti on ka see üks põhjus, mille mullal nii-öelda sünnivad need alternatiivmeditsiini õied, eks ju. Et kõike seda natukene, kõigepealt meditsiinisüsteem, ma arvan, et peaks vaatama peeglisse ja ise seda nagu endale teadvustama, et meil on vaja väga sellist väärtuspõhist või väärtustel põhinevat meditsiini ja mitte enam nii väga uusi aparaate või uusi ilusaid haiglaid, vaid pigem seda, et me näeksime seda inimest kui tervikut ja ma arvan, et siis on ka teatud muutused. Et see on selline valdkond, kus kindlasti ka kvalitatiivsed uurimismeetodid oleksid väga teretulnud, et seda täpsustada.
Ja kindlasti ka selline patsiendi rahulolu uuringud aitavad seda välja selgitada, mitte ainult mingite tulemuste näitajate, vaid selle üle. Ja tegelikult see, mida ma ka alguses ütlesin, et kui me räägime seksuaal- ja reproduktiivtervisest ja õigusest, küll siin see vägivald oli laiemas mõttes, siis ongi ju see, et ja ega ka tervishoius ei tule mitte sellest, et me meditsiinilised teadmised oleksid kehvast, aga see tuleb sellest, et me ignoreerime või ei oska tähelepanu pöörata. Et me võib-olla, meie teadmised on head, aga me ei oska märgata seda ja austada patsiendi õigus. Nii et ma arvan, et ega siin muud ei olegi, et täpselt tuleme ja natukene analüüsima tähelepanu pöörama. Ja rolli ka lihtsalt see ikkagi see ühiskond, kus me tuleme, kus sellisest paternalistlikust meditsiinist see ei ole jätnud puutumata kedagi. Aga ma arvan, et siin me võime küll noorematele põlvkondadele vist loota. Just. Aga minu palvetele on vastatud, on tulnud menopausi küsimus. Menopausis naised on viljakas tööeas, lisaks lapsed ja suurenenud hoolduskoormus, näiteks vanemad. Ja kuidas tööandja saab toetada sellesse ikka jõudnud naist? Ta on menopausis, tal on kodus veel teismelised lapsed, samas veel perevanemad liikmed hooldada. Ja et see on jällegi üks teema, millest Eestis siiamaani veel üldse pole räägitud, et tegelikult ka tööandjad peaksid selle tähelepanu pöörama. Ja Inglismaal näiteks on väga palju isegi parlamendi tasemel räägitud siis tööandjate märkamisest just nimelt, et küsimus algabki jällegi ikkagi selle eluperioodi märkamisest, et seda peetakse normaalseks ja et need kaebused, mis siis esinevad, et seda ikkagi teadustatakse ka tööandjate poolt. Osad nendest on ju tegelikult päriselt nähtavad, eks ju, näiteks kuumahoog, see on põhimõtteliselt täiesti nähtav asi. Ja jällegi, ma arvan, et see kõige tähtsam asi on see, et sellest räägitakse ja siis saavad tegelikult tööandjad ka nii-öelda oma selles töökeskkonnas sellele rohkem tähelepanu pöörata. See oleks nagu mingi häbi asi. Just täpselt ja seal on väikseid selliseid nüansse ka, mida töö ühes ruumis saab parandada, eks ole, aga põhimõtteliselt ikka algame sellest, et sellest ikkagi räägitakse ja seda peetakse normaalseks eluperioodiks. Ja keegi peaks häbenema selle tõttu. Ja tegelikult toetama siis. Just. See tähendab, pead oma aktiivsest elust kõrvale tõmbuma. Mina olen korrapidaja ja ütlen, et me võtame ühe küsimuse veel praegu ja siis me hakkame lõpetama. Et üks küsimus on tulnud, et kas ka ämmaemandaid haritakse, kuidas suhelda viljatusravi tulemusel lapse kaotanud naisega ja ma vastan kahtlemata jaa, aga võib-olla sa Elle tahad ütelda. Ma arvan, et mina ütlen ka, et jaa, sest et meil on ka lisaks ämmaemandate hulgas olemas ka raseduskriisi nõustajad, kes tegelikult tegelevadki erinevate situatsioonidega, selliste psühholoogiliste raskete valikutega ja see pole võib-olla ka, et see ootus on saada laps ja siis see rasedus kas ei teki või see rasedus katkeb, et muidugi õpetatakse ja ma arvan, et see on väga oluline tegelikult see nõustamine ja toetamine ja see on raske üleelamine, mis vajab tuge ja meil on ämmaemandaid, kes on selleks koolitatud, et sellist nõustamist läbi viia. Ja ämmaemandad on meie väga head koostööpartnerid, et ma arvan, et sellise raske üleelamise puhul võib ka parima nõustamise saanud inimene ikkagi tunda nii suurt leina, et tal ei ole rahu. Menopausi kohta, kas me selle võtame? No hästi, olgu. Ma loen küsimuse ette, siis te vastab, räägite, et menopausi kohta otsitakse infot ajakirjadest, internetist või naistearsti vastuvõtult. Millist internetiallikat teie soovitate lisainfo saamiseks? Kas sa oskad midagi? Kas inglise keeles? Ainult inglise keeles. British Menopause Society näiteks on väga suurepärane ühing, mis annab väga-väga palju siis inimestele sellist informatsiooni. Nii et et seda... tööpõld tegelikult kellelegi see on väga suur tööpõld. Eesti keeles sisuliselt sellist adekvaatset informatsiooni hankida ei olegi peaaegu et võimalik. Ja kahjuks. Kuulge, aga ma arvan, et meie armsad kuulajad hakkavad võib-olla ka juba väsima veebis, et me nüüd lõpetame ja tahame esmajoones tegelikult tänada kõiki neid naisi, kes meid usaldasid ja meie uuringus osalesid, sest aasta tagasi, kui me oma uuringuga hakkasime tulema, siis meil oli alust arvata, et võib-olla rahvastikupõhised uuringud ei ole enam väga populaarsed või et neid ei usaldata. Ja me tegelikult väga muretsesime selle pärast, aga tegelikult me saime Eesti tingimustes ikkagi väga hea vastamismäära. Nii et suur tänu, kui ka kuulajate hulgas on kedagi, kes osales selles uuringus, siis me tõesti oleme tänulikud, sest et nende naiste lugude kaudu meie saame teha üldistusi ja siis soovitusi.
Ja siis muidugi need koostööpartnerid, kes on nimetatud siin slaidi peal praegu, aga neid oli palju rohkem, kes ei ole nimetatud, et nii, et me igat ühte siin väga täname, et aitasite kaasa, et uuringule aitasite kaasa, et Sotsiaalministeerium rahastas meie uuringut, et meil oli ülikoolis terve rida koostööpartnereid ja kaasamõtlejaid ja et meil oli ka põimkama mõtlemas koos meiega, et kuidas Eesti naiste uuringut nähtavamaks teha. Ja täname ka tänasel seminaril osalejaid. Aitäh!